Tere, kallid kaastöölised ja meie ürituse vaatajad. Kas teie eelmine aasta nägi samamoodi välja? Kas kõik pidutsused jäid ära ja te istusite kodus või leidsite muid viise oma oluliste sündmiste tähistamiseks? Sellistele küsimustele vastate, kui osalete meie uues kogumisvõistluses, mille pealkiri on Tähtpäevad ja muutunud tavad koroonakriisi ajal. Meie ootused teie kaastöö suhtes on järgmised. Millised traditsioonid jäid samaks, sõltumata koroonakriisist? Millised uued traditsioonid tekkisid? Või millised uued viisid oli loodud vanade traditsioonide jätkamiseks? Ja link meie küsitluskavale on leitav videokirjeldusest, aga mina tahan täpsustada mõned põhipunktid, mis meil seal kirjas on. Ehk küsitluskaval on 2 osa. Tähtpäevad ja elusündmused. Alustame siis tähtpäevadest. Meil on küsitluskavas teatud loetelu, aga kindlasti te ei pea sellega piirduma. Loetelus on mõned klassikalised tähtpäevad nagu jaanipäev, sõbrapäev, muidugi jõulud, vana-aastaõhtu, Kadri ja mardipäevad. Aga samal ajal meil on seal selline tähtpäev nagu muinastulede öö, mille kohta meil praegu veel materjali ei ole. Ja samamoodi meil on tarkusepäev ja muidugi on ka oluline 1. klassi minek, sest see toimub ainult 1 kord elus ja on väga lastele oluline. Ja siin on nagu oluline öelda, et kalendri tähtpäevad tähistatakse mitte ainult pereringkonnas, vaid ka lasteaias ja koolis. Ehk me väga loodame, et õpetajad vastavad ka sellele küsitluskavale ja võivad meile jagada oma kogemusi, et kuidas nad iga aasta oma tähtpäevad korraldavad lastega ja millised traditsioonid on nende jaoks olulised, et neid lastele õpetada ja samamoodi, et kust nende õpetajate teadmised tulevad tähtpäevade kohta. Kindlasti on oluline, et kuidas vanemad õpetavad oma lastele ja siis vanemad ja muidugi ka vanavanemad õpetavad lastele, kuidas neid tähtpäevi pidada. Nii. Ja siis nüüd liikume elusündmuste juurde. Tähtpäevade ja elusündmuste tähistamiseks toimuvad erinevad üritused ja ürituste osalejatel on erinevad rollid. Esialgu meil on kindlasti ürituste korraldajad ehk inimesed, kes otsustavad, mis toimub ja millal ja kus. Ja just koroonakriisi puhul meil on oluline teada, et kas korraldajad või keegi teine otsustas üritust üldse ära jätta või seda korraldada teistmoodi. Sest kindlasti kriisi ajal toimusid erinevad piirangud ja
võib-olla see piiras nagu tähistamise võimalusi, võib-olla tegelikult mitte. Sest inimesed on väga andekad ja leiavad igasuguseid viise teistega suhelda ja samamoodi pidutseda. Nii, ja selle teine roll ürituste puhul on meil peokangelane, kes võib samal ajal olla ka korraldaja, aga ei pruugi. Ja siis kolmas roll on meil tavaline osaleja või külastaja. Ehk kui te vastate meile küsitluskavale, me palume, et te arvestate rolliga, mida te ühel või teisel üritusel olite. Millises rollis te olite? Eriti sellepärast, et kuna koroona olukord muutis seda praktikat, kuidas üritused olid korraldatud, et kui näiteks teie külastasite mingi sünnipäeva oma sõbra juures ja siis otsustasite samamoodi oma sünnipäeva tähistada, siis see on meie jaoks nagu väga huvitav, sest see tähendab, et traditsioon levib ühest inimesest teise ja võib-olla 50 aasta pärast see viis, kuidas üks sõber tähistas oma sünnipäeva, on üle-eestiline traditsioon. Nii. Ühesõnaga, millised siis elusündmused meie küsitluskavas on kirjas? Alustame, nagu ma juba mainisin, sünnipäevast. Sünnipäev on igal inimesel olemas ja seda tähistatakse päris korralikult. Ja võib-olla siin võib öelda, et just koroona olukorras see oligi esimene sündmus, mida lükati edasi. Sest tavaline sünnipäev toimub iga aasta. Võib-olla ei ole eriti mõtet tähistada seda pidevalt, kui ei ole võimalust seda teha. Aga meil on ju muidugi olemas sellised asjad nagu juubelid, aastapäevad ja muud sellised olulised sünnipäevad, millised tegelikult toimuvad ainult üks kord elus. Ja siin ongi meie jaoks oluline, et mis toimus nendega. Samamoodi neid tähistatakse väga erinevalt ja sünnipäevad on samamoodi võivad olla väga erinevad. Näiteks on ju olemas ka asutuse sünnipäev, kollektiivi sünnipäev ja neid tähistatakse mitte ainult jällegi pereringis, vaid ka tööl ja sõpradega ja võib-olla isegi mitu korda. Ja mõned teevad näiteks konverentse ja kontserte ja mis iganes veel võib teha just sünnipäeva puhul või suure daatumi puhul. Nii. Ja siis järgmine oluline elusündmus on pulmad. Ja pulmad on muidugi väga suure jooniline üritus. Seda planeeritakse väga pikalt eri inimeste abiga ja meil on, me tahame oma küsitluskavaga nagu aru saada, et mis juhtus just pulmadega koroonakriisi ajal, sest võib-olla ei juhtunud tegelikult midagi. Et võib-olla te lükkasite mõned traditsioonid ajaks, kui see oleks võimalik, võib-olla mitte, võib-olla käisite, registreerisite oma abielu ära ja pidu jäi ära,
võib-olla mitte, et kõik detailid on väga olulised. Ja eriti sellepärast, et pulmad on ju väga traditsioonirikas sündmus. Ja siin võib nagu öelda, et me oleme väga tänulikud, kui meie üleskutse jõuab ka professionaalsetele pulmakorraldajatele. Sest kui ühel paaril on üldiselt ainult üks pulm võib-olla ja nende sõbrad võivad käia, ma ei tea, 2-3 korda näiteks aastas pulmades, aga pulmakorraldajad ikka sattusid väga huvitavasse olukorda eelmine aasta ja ma oletan, et pidid väga ümber kalibreerima oma plaane päris tihti. Ehk kindlasti see on väga põnev, millised viisid olid leiutatud, et pulmi korraldada, kui tegelikult inimesed ei saagi kokku saada. Ja pulmadega kaasnevad ju erinevad muud traditsioonid nagu kihlused, poiste ja tüdrukute õhtud, millistest me kindlasti tahame väga teada. Järgmine elusündmuste rühm võib öelda on seotud lastega ehk beebipeod, nimepäevad ja muud olukorrad ja muud tähistamised, mis on seotud lapse sünniga ja näitamisega ja muud sugused on kindlasti väga huvitavad meie jaoks. Nii. Ja kui me räägime elusündmustest edasi, siis meil on seal kirjas puhkused ja koolivaheajad. Kas me üldse mäletame, mis need on? Sest eelmine aasta ega ei saanud kuhugi sõita ja võib-olla see aasta me ei saa kuhugi sõita ja võib-olla ülejärgmine aasta me ei saa kuhugi sõita, aga kindlasti puhkuseajad on meil olemas ja peres võivad olla mõned teatud traditsioonid, kuhu nad lastega või ilma käivad. Ja võib-olla me võime ka oletada, et väga paljud jäid ilma oma puhkusereisitest ja vedasid oma aega Eestis. Muidugi ka looduses, see on väga tervislik. Ja võib-olla sellest tekivad ka muud peretraditsioonid, mida te jätkate järgmine aasta. Järgmiseks elusündmusteks võib nimetada igasugused kokkutulekud ehk suguvõsa kokkutulekud, klassi kokkutulekud, küla kokkutulekud ja muud rahvaste kogumised, mis olid tegelikult teatud aeg üldse keelatud. Ja tahame teada, et kuidas te lähenesite sellistele üritustele, kas nad täiesti olid tegelikult ära jäetud või olid mingid muud huvitavad versioonid sellest. Nii. Ja kõik elusündmused ei ole seotud ainult pidudega ja tähistamistega, vaid on ka olulised asjad, mis on eriti kriitilised pandeemia ajal. Ja mina muidugi rääkin matustest ja mälestuspäevadest ja muude kalmistupühadest. Seda me ei saa ära jätta ja eriti sellepärast, et selle
matuste emotsionaalne taust on oluline inimeste jaoks sellel ajal ja füüsilise kontakti puudus on suhteliselt kriitiline. Nii, 3. osa on põhimõtteliselt kõik muud üritused, mis aasta jooksul toimuvad ja mis on inimese jaoks olulised oma elus. Näiteks festivalid, kontserdid, spordiüritused, kirmased, laulupeod, tantsupeod ja muud sugused sündmused, mida inimesed iga aasta ootavad, aga millised jällegi koroona ajal jäid ära või oli korraldatud teistmoodi. Ja siin samuti lõpuks tahaks rääkida natuke selle kaastöö esitamise viisist. Seekord meil on natuke teistsugused reeglid, ehk kindlasti me ootame tekstilist materjali, kust kirjeldate oma tähtpäevade pidamise traditsioone ja kindlasti ootame ka fotosid ja audiovisuaalset materjali. Aga siin on niimoodi seekord, et ühelt inimeselt ootame kuni 40 fotot ja kuni 5 audio- või videofaili. Ja siin on ka oluline, et kuna need materjalid pärivad teie eraelust, palun kaaluge hoolikalt, et millised materjalid te annate ja kui näiteks fotode peal on erinevad inimesed, siis palun ikka teavitage neid, et nendest fotod lähevad arhiivi. Samuti meil on videokirjelduses link kasutustingimuste vormile, mis on juba tuttav meie kaastöölistele. Ehk palun ikka hoolikalt kirjutage, millised kaastingimused teie materjalide kohta on. Seal võib kirjutada erinevad tingimuste eri materjalide puhul, ehk mõned fotod võivad olla kinnised, et või piiratud juurdepääsuga ja ehk tekst võib olla nagu vabalt kättesaadav ja mõned teised materjalid mitte. Ehk see on ikka väga oluline arhiivi jaoks, et mitte keegi hiljem ei solvuks. Ja see ongi meie uue küsitluskava tutvustus, et ootame teie kaastööd, olge terved ja näeme järgmine aasta.